Mina olen Reigo Ahven, olen muusik, olen ettevõtja, olen džässiklubi siis asutaja ja mõnes mõttes nagu tegevjuhi kohatäitja, uksehoidja ja turvamees. Ja ühtlasi ma olen isa, siis ma olen muusika- ja balletikooli ehk MUBA rütmimuusika loovjuht ja ma olen vist ka startupper nüüd, kuigi raske on seda piiri täpselt tõmmata, et mis hetkest sa oled startupper, kas siis, kui tuleb mõte, siis kui oled jõudnud MVP-ni ehk siis minimal viable product'ini või on see hetk, kui sa võid endale startupper öelda, kui sa oled viinud oma ettevõtte selle maagilise miljardi dollari või euro piirini. Aga igatahes minu viimase aasta fookus on olnud siis sellisel voogedastus platvormi nagu Fermas ehitamisel. Ja ma arvan, et kombo ongi nendest kõigist kokku. Aga kui ma peaksin valima, siis ma arvan, et see põhituum on muusik ehk interpreet. Muusikaga tegelemiseks saan ma jõudu ühest väga konkreetsest hetkest. Et see oli Otsa kooli kelder, kui ma olin lõpetanud laste muusikakooli Tabasalus klaveri erialal ja ma läksin lihtsalt mingist ülipisikesest kokkusaamisest ajendatuna. Ma sain Helmut Hannikuga kokku ja me siis mängisime midagi koos. Ja sellest ma sain sellise kuidagi särtsu või suraka, et ma läksin Otsa kooli ja nõudsin endale trummitundi. Ja ma sain ühe korra proovida härra Toomas Rulli trummitunnis ja mulle lihtsalt väga meeldis. Mul tekkis selline soe, mõnus tunne, et ma olen kodus ja ma otsustasin suhteliselt kohe pärast seda ära, et ma tahan olla selles elus trummar ehk muusik ja kõik ülejäänud asjad, mis ma elus kuidagi elukutselisena teen, peavad selle järel jääma igal juhul kuskile teisele kohale. Ja kuigi ma olen päris selline, ütleme, elektronilik, siis mind ei huvita. Et see on, mul on lihtsalt selline otsus ja ma olen seda varem ka öelnud, et kui selles elus ei õnnestu, siis järgmises elus teen paremaid valikuid. Ühelt poolt tõesti, kui tavaline inimene tuleb saali, vaatab selle kontserdi sellise jupikese ära, siis võib jääda mulje, et muusikuks olemine on lusti lillepidu, tuled 2 kätt taskus, täristad natuke, kummardad ja lahkud. Aga tegelikult seal taamal just kui kardina taga on igapäevane töö ja muretsemine, nagu kõik ilmselt vähemalt muusikud või loomesektoris seal küünel toimetavad tegelased teavad, on tegelikult muusik ja tööl 24/7 või kogu ärkveloleku aja. Sa kuulad, analüüsid, reflekteerid, muretsed, ütleme, demoraliseerud ja siis jälle võib-olla nagu aktiveerud. Et erinevatel perioodidel tuleb pühenduda erinevatele küsimustele, tõesti minnes väga kuidagi spetsiifiliseks ja džässmuusika keskseks, siis väga oluline on sõnavara, selline esteetiline taju, et hea näide on see, et kui sa õpid itaalia keelt ja sa ei vehi kätega, siis sa tegelikult ei oska itaalia keelt. Et seal tavaliselt on the devil is in the details, et sa pead paljudel juhtudel ikkagi suutma nii süvitsi minna, ükskõik missugune su ka selline iseloomu omaduste komplekt ka ei ole. Et kui sa tahad midagi nagu hästi teha ja piisavalt hästi, et sul ei ole piinlik inimestelt piletiraha küsida, et siis minu jaoks tähendab see ikkagi nagu 1000 tunde enda arendamist, harjutamist, väga oluline on vigade tegemist ja siis nendest õppimist.
et need on kindlasti need põhilised asjad, aga kuidas siis minna spetsiifiliseks on ju, et kui ma tean, et on mingisugune kontsert, on vaja ette valmistada, siis sa tead enam-vähem, mis pille sinna on tarvis sõltuvalt sellest ruumist, sellest bändist, sellest materjalist, siis sa viid ennast kurssi selle muusikalise materjaliga, loodetavasti ka natukene selle taustsüsteemiga, missugusesse ajastusse ta justkui langeb, proovid selgeks teha, et see materjal on sulle selge, et sa suudad teistele pakkuda sellist komforti, et sinuga on hea muusikat teha, seal on, ma ei tea, logistika, esteetika väga palju, vaatamata sellele, et inimene mõtleb, et ma hakkasin trummariks, et ma mängin ainult trumme, et väga palju on ikkagi arvuti taga istumist, kontrollimist, et sa tead, mis materjal on, selle transkribeerimist, siis proovide kokku jooksutamist, seda kõike võimalikult heas sellises psühholoogilises fluidumis on ju, mitte ainult enda mõttes, vaid kõik me teame, et elu on meeskonnamäng ja sa pead ikkagi arvestama teistega. Et ma arvan, et muusikuks olemine on selline empaatia kunst. Improvisatsioonilise muusika kontekstis see selline džässipala või lugu on minu jaoks tegelikult see kollektiivne tõlgendus. Et ma kindlasti nagu ei devalveeri autorlust, et see on ikkagi nagu suur saavutus, kui keegi kirjutab loo, mis väärib taasesitamist ka kellegi teise poolt kui ta ise. Aga mille fänn mina olen ja ma saan tegelikult rääkida väga konkreetselt ühe plaadi kontekstis, ehk siis Rego Ahven Trio Remember plaadi siis sellises nagu tähendusväljas, et minu jaoks ei olnud oluline, et ma oleksin ise need lood kirjutanud. Minu jaoks oli oluline, et antaks välja üks plaat, kus on enamus lugusid on džässistandardid, ehk siis sellised lood, mis on aja hambale vastu pidanud ja mis minu jaoks muutis selle salvestamise protsessi mõttekaks ja vajalikuks ja minu jaoks möödapääsmatuks oli see, et ma tahtsin kuulda, kuidas need kolm inimest teine teisele reageerivad ja ma tahtsin talletada seda hetke, toon lihtsalt sellise näite, see on nagu fotograafia praktiliselt, et ma olin just saanud 30, mulle tundus see selline oluline verstapost, ma tahtsin seda kuidagi jäädvustada ja ma mõtlesin, et ma tahaksin kogu sellest maailmast tegelikult nagu teada saada ja mul on praktikuna on selline huvi, et kui ma tahaksin teada, mis see tähendab, konfrontatsioon näiteks, siis ma lähen boksitrenni ja saan vastu nina. Kui ma tahan teada, mis tähendab, ütleme, mis tähendab töö lastekodu lastega, siis ma võtan trummid ja lähen lastekodusse ja ma saan selle kogemuse koos lõhnade ja koos pilkudega ja koos selle energiaga ja selle ajaga ja selle tänulikkusega või tänamatusega. Et mulle tundub, et seal on nii palju mõõtmeid, mida ei saa lihtsalt teoretiseerides. Ja siis ma pean tunnistama, et mul plaadi väljaandmine oli raske. Mul oli raske endale põhjendada, miks ma üldse oleksin nagu väärt muusika väljaandmist. Maailmas on väga palju head muusikat, et kas ma ei tooda mitte lihtsalt müra, digimüra ja kõik muud nagu, ma ei tea, meediamüra ja nii edasi. Ja siis ma ikkagi pärast 6 aastat otsustasin, et davai, et selle plaadi peal pianist ja kontrabassi mängivad nii hästi, et davai, et trummar isegi ei sega nii väga. Ja selle läbi ma olen väga õnnelik tegelikult. Sest ma arvan, et me oleme sellisel õndsal ajal, et elame, et muusikat saab levitada ka selliselt, et sa oled suhteliselt hästi suutnud ära organiseerida oma sellise nagu õiguskaitse, sa saad tunnustada neid autoreid, kelle lugusid sa esitad ja samal ajal sa ei pea tootma väga palju plastikut, et see muusika leviks. Ja minu jaoks ongi kõige olulisem on see hetke talletatud ühine nagu suhe mingisugusesse materjali, mingisugusesse stiili esteetikasse ja siis see fookusesse, mida saavad inimesed teineteise suunas kuidagi üles näidata. Et minu arvates see andis selle
väärtuse minu jaoks sellele plaadile ja minu jaoks ei ole tegelikult väga oluline, et see oleks veatu. Et me ei parandanud ühtegi nooti kogu sellel salvestusel ja mõnes mõttes selle plaadi nimi Remember oligi kuidagi võib-olla selline tagasivaatelik, et ajal, kus peaaegu igat nooti natuke timmitakse vahel ja mõnes muusikas on see hädavajalik. Ma ei kujuta ette, kuidas tehnomuusika muidu kõlaks. Et siis meie jaoks oli oluline kuidagi viidata sellele, et kuidas muusikat enne muiste siis salvestati. Minu jaoks originaalsus on tegelikult ikkagi see loominguline säde. Me kõik suudame väga hästi tajuda ja ma arvan, et kellelgi pole sellist pokri nägu, et suudaks nagu sirge näoga väita, et sa oled loonud midagi, mida sa loonud ei ole. Kui sa nagu kopeerid midagi, siis sellel on hoopis teine, nüüd läheb nagu selliseks metafüüsiliseks ja võib-olla pole vaja, aga et seda on tunda ja seda on tajuda nagu hundid haistavad hirmu ja umbes nii. Et seda on nagu tajuda, kui seal ei ole seda originaalsust, seda taotlust või seda sädet. Et loomulikult selle pealt ei saa minna nagu kohtusse ja öelda, et ma olin siin originaalne, et mul oli selline säde, et näpuga on raske seda haarata. Aga see tegelikult on intentsioon ja džässi valdkonnas tegelikult nagu kollaaž või nutikas tsitaat või tsiteerimine ja ka nagu teadlik motiivi arendus ja selle motiivi, mille sa oled kuskilt kuulnud, justkui teatepulgana endale hoida võtnud, et ka see minu jaoks on originaalne. Ja minu jaoks on veel oluline, et inimene on ise need helid tekitanud, sest ma olen nagu täitsa vanakooli mees selles mõttes, et mul on väga oluline, et võtad pulga, võtad selle trummi, selle naha oled ise häälestanud või vähemalt selle häälestuse kuidagi nagu heaks kiitnud. Ja need on need 10 aastad monotoonset tampimist, mis teevad sinu selle touchi või selle klangi nii originaalseks, et sul samamoodi nagu kõikidel teistel trummaritel on oma mingisugune sõrmejälg või vikerkest, mis siis sellise nagu vavvina on nagu praktiliselt nagu unikaalne. Ja kui me räägime salvestatud muusikast, siis originaalsus on see, mida sa nagu reaalselt tajud, saad kõrvaga kuulata, kui ka see, kuidas ja miks on see tehtud. Et on ikkagi, ma ütleksin, et originaalsus on kunstiline tervik. No see on see 3 i-d, mis tegelikult lahendab minu jaoks vähemalt selle küsimuse, et mis hetkest saab imiteerimisest innovatsioon. Ja seal, kuna eriti džässmuusika valdkonnas õppimine on läbi sellise nagu mimikri või imiteerimise, et siis esimene i on imitatsioon, teine i sellest võiks olla inspiratsioon ja 3. i on siis innovatsioon. Et ma ei kujuta ette mitte ühtegi muusikut, kes suudaks nagu tõeliselt endas neid traditsiooni positiivseid külgi kanda, ilma et ta oleks kuulnud. Ja kui keegi on üldse kuulnud muusikat kui sellist, ükskõik, me ei räägi üldse nagu õhtumaade muusikast, aga kui ta on üldse muusikat kuulnud, siis ta juba enam väga originaalne ei saa olla. Siis sa peaks ütlema, et kui sa viiulit niimoodi mängid, siis sa oled nagu odav koopia. Et tegelikult peaks ikka niimoodi mängima, siis ka suure tõenäosusega sa oled kellegi koopia. Aga et minu jaoks ei ole vastuvõetav, kui samplitakse midagi oma kunstilises tervikus ja ei omata autori luba. Niipea, kui toimub tegelikult selline nagu teisendamine, et sa võib-olla oled nagu üks-ühele näiteks midagi ära õppinud, siis minu jaoks on ikkagi küllalt raske nagu aru saada,
et kuidas oleks võimalik olla nagu täiesti kaks tilka vett, et see on pigem ikkagi nagu kaks lumehelvest, et kaugelt ta näeb sarnane, aga tal peavad olema nagu iseloomuomadused ja kujutame ette sellist artisti, kelle kunstiline taotlus on olla absoluutselt originaali sarnane ka laivis. See oleks lihtsalt ju nagu taevalik, see on nagu täiuslik ajaloo, nagu see on resurrektsioon või nagu reinkarnatsioon, et mis oleks piisavalt põnev, et mine või vaatama. Aga et mina olen alati olnud, kuigi ma olen totaalne hipi ilmselt ka paljude arvates, siis ma olen alati olnud seda traditsiooni usku ja ma ei heida kunagi kellelegi ette, kui keegi on viinud ennast tehniliselt ja nagu kuidagi siis nagu empiiriliselt nagu nii kaugele, et ta kõlab, äravahetamisel sarnaselt ei kõla ükski muusik ühelegi teisele muusikule, sest koopiamasinasse või nagu kuidagi 3D printerisse muusikat ikkagi nagu muusikuna ei ole võimalik panna. Et mina seda tsiteerimist ja justkui nagu sellist mütsi kergitamist mõnele suurkujule nagu hukka ei mõista. Küll aga kui see on kasutatud nagu pahatahtlikult, on ju, ja veel ilma viitamata, et mulle see teadustööde kontseptsioon tegelikult väga meeldib, et me ei peaks hakkama tühjast kohast teadust tegema, me peaks võtma selle, kuhu maani on viidud mingisuguse küsimuse, mingite hüpoteeside tõestamise ja siis viitama viisakalt ja minema sealt edasi. Võib-olla äkki nii. Mul on väga raske võtta sellist seisukohta, et kuivõrd ühiskond märkab seda loovat alget või seda loovisikut peale selle, et kui sa oled nagu Tanel Padar või Karl-Erik Taukar, et mis seal teistes või kolmandates või neljandates kihtides toimib. Sellepärast, et ma annan endale ikkagi aru, et ükskõik mida ka lamemaalased ei arva, et siis päike ikkagi ümber meie ühegi üksiku inimese ei tiirle. Et minu arvates on maailmas olulisemaid inimesi, keda tunnustada kui ütleme pühendunud interpreet. Et kindlasti on väga paljudel kaalutlustel on oluline autoreid nagu teada ja kaardistada. Ja mulle alati meeldib see, et kui kellelgi on huvi, siis ta saab oma tunnustust näidata läbi selle, et ta teab, et Foo Fightersi trummar oli Taylor Hawkins, on ju, ja ta teab, et see Foo Fightersi laulja on hoopis näiteks Nirvana trummar, Dave Grohl, et vabandust ainult trummarit ei näitada, ma võin muid ka proovida tuua, aga mõte jääb samaks, et kui ma seda tean, siis, ja kui keegi teine seda teab, siis see on meie nagu oma selline risoomne ühenduslüli ja ma ei pane pahaks, et kui ma lähen näiteks Coopi-poe kassasse ja siis lastest toitu läbi küsin, et aga kes mängis Jeff Becki plaadi peal Sünti, on ju. Et ei pea teadma. Sõltub jah, mis plaadist muidugi on väga konkreetne ja õige. Hea tähelepanek, aga et Wired plaat näiteks on väga hea, soovitan kõigile. Et ma arvan, et see on väga suur vahe, et kas on ühiskondlikult teatud, tunnustatud, tagasisidestatud või on kaardistatud ja on registreeritud ja autor on seotud nende teostega, millega ta peab olema seotud ja kas tema õigused on kaitstud. Et siin ma olen küll küllalt vankumatu, et minu arvates, mis on ka selle Fermos nimelise muusikaplatvormi point on see, et kuidas luua selline platvorm, mis võtab arvesse 15 aasta kogemust, mis puudutab erinevaid voogedastusplatvorme ja kuidas teha nii, et nii väikese kuulajaskonnaga artistid ja väga perifeerses stiilis olevad artistid jõuaksid oma kuulajateni nii ja nende vaheline suhe oleks reguleeritud nii, et ka nendel kohaliku, aga väga olulise tähtsusega
artistidel oleks väljavaade sissetulekule, mis kataks ära kulud ja nagu tõstaks selle tegevuse sellest hobi staatusest nagu välja. Sellepärast, et me kõik ju tahaksime elada maailmas, kus on elukutselised kaameramehed, operaatorid, elukutselised, ma ei tea, kiirabi autojuhid, elukutselised keevitajad, elukutselised arhitektid ja elukutselised muusikud. Et ei saa ju olla, et võt neurokirurgidele me oleme mõelnud, et nemad võiksid teha seda hobi korras. Et see on nagu tore, et neile see ala sobib ja meeldib ja on võib-olla nagu kuidagi genofondis või kuidagi pereliinis on nagu möödapääsmatult vajalik. Võt nemad võiksid tegelikult teha seda nii, et nende sisse tuleb kuskilt mujalt, aga siis nad lõikavad ajusid lihtsalt pulli pärast. Et minu arvates see on naeruväärne, et sellises uues digitaliseeritud maailmas me ei suuda nagu seda autoriõigusi fikseerida, üle piiride kommunikeerida ja seirata ja siis autoreid ka õigesti kohelda. Autoriõiguste olulisus on minu arvates kõige parem võib-olla ühe sõnaga kokku võtta läbipaistvuse kujundiga. Et meist mitte keegi, kuigi öeldakse, et sogases vees on kõige parem suurt kala püüda, siis me mitte keegi ei kahjustu sellest, kui olukord on transparentne, et me teame, kuidas on õiglane ja kriitiline nagu hulk inimesi teab ja tajub loodetavasti, kuidas on õiglane ja aus ja võrdne käituda. Ja autoriõiguste küsimus, eriti sellises loomingulises valdkonnas, on iseenesest juba nagu by definition on tegelikult päris raske. Me teame kõik näiteks jazz-standardid, mis on registreeritud ühele inimesele, aga me teame, kuulates seda muusikat, et see on teise inimese lugu. Donna Lee ei ole elu sellest Charlie Parkeri lugu. Ja nii edasi ja nii edasi. Aga Miles Davis tegi teistele liiga, nii et kõik on okei. Et lõpuks saad ühest kohast võtad ja teisest kohast saad vastu nina. See on nende enda asi, las nad seal kuskil arutavad. Aga praegusel hetkel, kui on võimalik ütleme väga palju paremate andmesüsteemidega toimetada, siis on pehmelt öeldes kuritegelik, et meil ei ole tekkinud selliseid rahvusvahelisi standardeid, mis tõesti oleksid õpetatud juba nagu kooli tasemel. Raske öelda, kas seda peaks õpetama 5. klassis, 9. klassis, 11. klassis või ülikooli teisel kursusel. Aga oluline on, et tekib selline standard arusaam, et see ei ole nii, et inimesi ei ole võimalik grupiga organiseerida, et tegelikult on, et sa üliharva lähed kännid mööda teed ja võtad suust nätsu ja paned võhivõõral inimesele ninna. Üliharva, et selline kokkulepe on tehtud, et see ei ole standardkäitumine, nii ei tohi teha. Ometigi tundub, et on väga okei näiteks võtta ükskõik mis lugu, ükskõik mis sa leiad ja panna ükskõik missuguse video taustaks, mis sulle meeldib ja panna kuskil ülesse ja arvata, et senikaua on kõik hästi korrekt, kui see vahele ei jää. Minu arvates see on jabur ja minu arvates üleüldse, kuna tulevik on selle päralt, et peaaegu et mitte keegi meist ei pääse autorluse küsimustest, see puudutab meid kõiki, siis ma arvan, et see võiks olla isegi täiesti nagu selline 6, 7, 8, 9 klass seal vanuse nagu grupis juba põhikoolis omandatud selline teave. Ja loomulikult on loovisikute püha kohus oma õigusi kaitsta, selle läbi olla teadlikum ja ka neid oma õigusi teades seda jutlustada ja seda uut maailmakorda
siis ja infot selle kohta siis levitada. Et levinud arusaama kohaselt, et tõesti, et keegi ei jää vaesemaks sellest, kui keegi teine kuskil Ugandas kuulab sinu lugu, olles selle tõmmanud kuskilt alla. Ja no ütleme, kas või tarvitab seda omaks tarbeks, et kas ei võiks silma kinni pigistada. Aga minu jaoks on see umbes sama, et kui mõni näiteks pagar teeb 1000 präänikut, on ju. Ja siis ta nagu jätab need, ma ei tea, jahtuma endale koduõue, aga seal ei ole väravat, värav ei ole kinni, ta on haagis, ta on lahti ja nad lõhnavad magusalt, inimesed tunnevad, et nad tahaksid neid. Ja siis see pagar läheb korra, ma ei tea, potti pesema tuppa ja siis inimesed tulevad ja tõmbavad need pirukad endale kerre. Ja siis tegelikult argument on, et ei, aga see pagar on päris pontsakas, et tal pole häda midagi, et ta nälga ei sure, ega ta neid niikuinii endale ei teinud neid pirukaid. Et kõik on okei, teeb uued. Et ma saan aru, et see tundub natuke nagu meelevaldne, aga see on täpselt sama meelevaldne, et muusik, kelle ainukene ilming, kui ta ei ole sinul elutoas, ainukene ilming tema sellest kunstist, mille nimel ta on 20 aastat vaeva näinud, valinud 10 pille, väga palju välja praakinud, väga paljudel õhtutel sõitnud väga palju kilomeetrid, et seda oskust lihvida. Et nüüd olla üldse sellel tasemel, et sa tahad seda faili alla tõmmata ja sa tahad seda kuulata, sa tunned sellest mingid emotsioone. Et siis, et see on ainukene võimalus üldse tal seda pirukat nagu käes hoida. See ongi, muusikat ei saa, sa ei saagi muud moodi, see on lihtsalt ainult mingisugused lained, on ju. Et laias laastus on umbes nii, et proovige mõelda nii, et miks teil oli vaja kuskil reisil käia? Polnud vaja. Pärast reisi sa oled täpselt samas kohas. Polnud mingit põhjust. Ära järgmisele reisile mine. Ikka tahad minna. Et see on umbes sama, et see muusiku see hüve või see, mis sa sellelt muusikult saad, see, mida sa talt tahad saada, on ainukesed asjad, mida sa võtad endaga kaasa või võtsid kaasa endale selle hetkeni, mis vahetult eelnes sellele hetkele, kui sa enda kirstukaane kinni tõmbad. Et need on need emotsioonid ja ma väga loodan, et kunagi me jõuame sellisesse maailma, kus on võimalik emotsioone, enda emotsioone seirata ja luua seal see seos selle väärtuse vahel, et kui sa oled kurb ja sa tahad seda võimendada, sa kuulad mingeid lugusid, mis seda sinus nagu võimendavad ja sellel on oma väärtus. Et ma arvan, et mõnel inimesel mõnda head lugu kuulates on rohkem emotsionaalselt sellist positiivsuse laine tõusu, kui mõnel oligarhil oma 6. sportauto ostmise puhul. Et siin me jõuamegi sinnani tagasi, et mis on õnn, see on võib-olla nagu põhjendatud meeleolu kõikumised, kontrollitud meeleolu kõikumised äkki. Ja ma ei tea ühtegi paremat instrumenti kui muusika selle jaoks. Sellepärast, et sellel on oma, üks asi on veel, see on teistele head tegemine. Et see pidi olema kõige pikema õnnetunde sellise jäljega tegevus. Aga et kindlasti peaks, mina arvan, et igat sellist nagu tasut liigutust. YouTube maailmaga seoses on väga raske seda nüüd ju inimestele selgeks teha. Inimesed on õppinud valesti. Aga et minu arvates võiks nagu mõelda, et kui sa tunned tõmmet kellegi poole ja sulle tundub, et see annab sulle midagi, et siis ükskõik kui mikroskoopiline see on, tasub anda vastu. Sellepärast, et mikroskoopilised panused koos moodustavad päris palju kasu. Ja mikroskoopilised äravõtmised koos põhjendavad päris suure sellise generaalkahju. Et minu arvates hetkel olukord Eestis ja mujal maailmas seoses sellega, et kuidas on kaitstud minu kui esitaja õigused ja eriti veel saada otsustada selle üle, millal ja kes mind salvestab ja mida ta selle materjaliga pärast teeb. Et seal
ei ole minu arvates minu jaoks suuri probleeme senikaua, kuni see nagu artist ise, kelle bändis mul on au mängida näiteks, on sellega rahul. Et kui artist tahab, et salvestatakse esimese 3 loo jooksul, siis sellest peab kinni pidama ja pahameel pärast seda toimunud salvestuse puhul on minu arvates põhjendatud. Nüüd mina ise elan sellises maailmas, kus minu arvates on see okei. Et peaaegu kõike võib salvestada ja võib-olla peabki salvestama. Digiprügi küsimus on täiesti eraldi küsimus, aga sellest ei ole pääsu. Ma käisin just värskelt Dubais Expol ja ma ei kujuta ette seda andmemahtu, mis läheb iCloudi seoses sellise paigaga, kus just eelmine nädal täitus, märtsi viimasel nädalal täitus 20 miljonit külastajat ja neil kõigil oli nutitelefon. Ja nad kõik tootsid vähemalt gigajagu materjali, aga võib-olla rohkem. Ja neist, ma arvan, et 95% mitte kunagi ei puhasta seda, mis nad tegid. Ja ei tee sealt valikut. Nii et sellises olukorras ma arvan, et ei ole põhjust, see on enam-vähem nagu minna mere äärde ja nõuda, et nädal aega ei tohi tuul puhuda. Et sa võid seda teha, aga sa ei mõjuta seda absoluutselt kõige vähematki moodi. Mis nüüd puudutab selle salvestuse kasutamist sedasi, et sellest võrsub kellegi suhtes mingisugune rahaline kulu, et siis selle suhtes minu arvates oleks oluline alati viidata, võimalusel küsida ja saada see positiivne vastus. Et artistil oma tööl oleks minu arvates ikkagi alati põhjust eeldada, et sellisel puhul käitutakse õigusi kaitsvalt ja kui sellest võrsub mingit rahalist kasu kellegile, et siis isegi kui seda kasu ei ole võimalik jaotada. Paljudel juhtudel võib olla nii, et see kasu ei ületa näiteks selle salvestamise kulusidki. Aga vähemalt nagu selline konsensus või kahepoolne teineteise mõistmine peaks olema. Aga ma pean tunnistama, et see on üks kõige keerulisemaid küsimusi. Aga mis puudutab esitajate õigusi erinevate lugude või kontsertide, kas ta siis videosalvestus või helisalvestus puhul, et neid peaks kaitsma, neid peaks tunnustama ja see tegelikult võiks olla üks instrument, mille kaudu ka muusikud, kes ei ole oma näo ja nimega nagu laiemale üldsusele tuntud, saaksid justkui tekitada mingisuguse sellise sissetulekute padja. Et minu arvates autorite ja loovisikute tunnustamine on selline kollektiivse respekti ja selle kaudu ka sellise kultuurilise jätkusuutlikkuse ja säilimise küsimus. Et kui me kujutame ette, et meil ei ole võimalik tagada inimestele, kes võib-olla on meid mõne teosega või sellise sooviga mõni loominguline sähvatus vormida, nagu viimistada lõpuni. Kui meil puudub võimalus neid inimesi tunnustada ja neile ka nagu muud moodi kui sõbraliku õlalepatsutusega tagasisidestada seda, et nende panus on oluline, siis me võime sulgeda kriitilise hulga uksi, mis muidu viiksid meid väga sellise rikkaliku kultuurilise tulevikuni. Et ma arvan, et praegusel ajal rohkem kui kunagi varem on oluline, et me teadvustame peaaegu et igapäevaselt, et sellised loomingulised sünteesid ja justkui tuttavana mõjuvad uudsused
nad ei sünni iseenesest ja neid ei sünnita robotid, vaid need sünnitavad inimesed. Ja inimestel on alati valik. Ja ma arvan, et see ausus, õiglus, läbipaistvus, kestlikkus on need märksõnad, millest läbi me võiksime justkui nagu söe filtreerida need küsimused, mis puudutavad autori õigust, et kas meil tundub, et inimesel on õigus oma pingutuse eest saada tasu, et noh, et tõesti, et kui sa palud kellelgi, ma ei tea, joonistada mingisugune maja, milles sa kavatsed elada, ma ei tea, 50 aastat, on ju, ja kasvatada seal suureks oma lapsed ja võtta vastu oma lapselapsed ja teada, et see peab vastu kõigele, mida järgmise 50 aasta jooksul võib loodus põhjustada. Kuidas saaks niimoodi teha, et sa võtad need joonised ja siis annad lihtsalt ükskõik kellele või siis, ma ei tea, veel hullem, et müüd, saad ise seda raha ja see, kes selle nimel on õppinud 15 aastat, sellega, ma ei tea, maadelnud mitu aastat, on ju, siis noh, temast ei jää isegi nagu silpi tema nimest selle plaani või arhitektuurse joonise juurde. Et sedasi võib-olla inimesed nagu tajuvad natukene paremini, sest kui piisavalt palju kordi niimoodi, noh, ütleme näiteks nendel inimestel, kellel potentsiaalselt oleks seda arhitekti tarvis, neil ei ole enam tarvis, nad ei maksa talle raha, ongi head aega. Arhitekt, õppigu uus amet. See oli küll väga hästi tehtud, piisavalt hästi, et ma tahan seda. Aga sellelgi vaatamata, et laseme üle ja las ta siis õpib mingi uue ameti, las on nutikam järgmine kord. Et kahjuks muusikutel selliseid variante ei ole, mina kahjuks oskan ainult enda mätta otsast vaadata, seega minu arvates on kõige olulisem ja ma olen alati valutanud südant nendel puhkudel, kui mõni muusik otsustab, et muusika ei saa tema tulevikus enam mängima sellist keskset rolli. Et mul on hea selline unikaalne omadus, ma olen debiilik lihtsalt või ei lase lahti sellest. Mulle meeldib ennast defineerida läbi muusikuks olemise, sest see teeb mulle rõõmu. Kui mul on midagi halvasti, hea meelega mängin ükskõik mis pilli, mis kätte satub ja mida kas või natukenegi tehakse, et noh, et näiteks trompetil alati puhuge peenemast otsast sisse, siis tuleb nagu paremini. Ja see teeb minuga midagi, see teeb mind õnnelikuks ja ma arvan, et üks samm nagu ükskõik mis suunas inimestel, kellel ei ole pille laokil, teeb emotsionaalselt täpselt seda sama asja, laeb. Ta on selline aju, ma ei tea, no nagu selline pisike piksevaras, on ju, ütleme, selliseks neuroloogiliseks uushäälestuseks või nagu mõnusaks pehmeks restardiks on muusika ja ilmselgelt seda on praegu vaja, seda on olnud minevikus vaja, seda rohkem on, ma arvan, et tulevikus individuaalselt vaja. Et minu arust on kaotus, kui mõni looma, putuka või linnuliik tulevikus kaob ja ma arvan, et iga muusik on umbes sama oluline. Ta on unikaalne, ta on kellegile vajalik ja ma arvan, et nende õiguste kaitsmise või siis ka ignoreerimise kaudu saame mõjutada seda, et kas see mitmekesisus meil tulevikus on või teda ei ole.